Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Ainus Eesti uudiseagentuur, mis ei müü oma teadmisi CNN-ile. Sel nädalal Eesti võimueliidi tore poliitiline korrektsus. Kaitseministeeriumi avalikud suhted on muudetud heatahtlikuks. Kas Ratas paneb Edgari mantlile rattad alla? Ja Kaitseministeeriumi samm õiges suunas. Hakkame pihta. Mulla on koko ajan se käsitys, että tämmöinen niin kuin tämä kirjan nimi kaiken takana oli pelko. Että se on fiktiota. Että siis oikeasti me tiesimme ihan hyvin, mitä tapahtui. Kyllä me käytiin Etelä-Suotolla ja siis Suomenlahden eteläpuolella. Tämä on vähän semmoinen, niin kuin joku sanoi, että me emme ole tienneet, emme me oikeasti tienneet. Me emme tienneet siksi, että tuo on fiktiota. Tavallaan se, että nyt kysytään Koivistolalta Vanhaselta, miksi te ajattelitte noin. Koska se oli niin, silloin ajateltiin niin. Ei siinä ollut mitään kummallista. Eli ei ole mitään anteeksi pyydetty. Paljud Eesti poliitikut, kes mälettävät nostalgiaga oma kunagisi kommunistliku partei või komsomoli hiilgeaegu, suhtusid tollal sügava arusaamisega kunagise Soome presidendi Koivisto avaldusele, et Balti riigid ei tohiks taotleda iseseisvust, kuna see võiks ärritada Vene karu. Nüüd on nad sama sügavalt aukartlikud oma Puna-Hiina kolleegide vastu. Alles hiljuti kohtus Ameerika president Dalai Lamaga. Meie julge võimueliit on aga keeldunud rahvusvaheliselt tunnustatud budistide usujuhiga kohtumisest heal põhjusel. See ei ole poliitiliselt korrektne. Riigikogu spiiker Ene Ergma tühistas varem kokkulepitud kohtumise veelgi paremal põhjusel. Ta on nüüd planeerinud samaks ajaks ka teise kohtumise. Poliitiline korrektsus on, nagu teame, vajalik Eesti käkikeerajatele, et õigustada vajalikku nihverdamist ajast ja aru läinud moraalse korrektsusega. Poliitiline korrektsus annabki meie toredale võimueliidile hea põhjuse vaigistada tülinorijaid lihtrahva hulgast ja ka ajakirjanikke, kes veel meie kontrolli all ei ole. Nüüd ma teengi seda, aga paluksin meedia lahkuda, sest ma ilmselt ei. On ju selge, et pole poliitiliselt korrektne jahuda sellistest piinlikest asjadest nagu võimueliidi kopsakatest palkadest ja veel kopsakamatest hüvitistest, võimumeeste korterite ärastamisest, maksumaksjate poolt üleval peetavast Ärma Toomasele renditud Evelini turismitalust, riigikaitsjate süstemaatilisest hankeseaduste rikkumisest, Laari poolt Eestisse põlistatud venelaste massiliselt kodakondsuse jagamist või isegi selle tagajärjel eestlaste peatset vähemusrahvaks jäämist oma põlisel kodumaal. Eesti käkikeerajate liit loodab, et rumalale rahvale saab varsti selgeks, et poliitiline korrektsus on täielik õigustus Eesti tublide käkikeerajate tegemistele ja seetõttu ongi need ainuõiged. Elagu poliitiline korrektsus. Toogu see õnne ja jõukust Eesti käkikeerajatele. Meie pehme ja karvase kaitseministri, Iisraeli relvatehingu kangelase Mart Laari avalike suhete nõunik selgitas oma esimeses pressiintervjuus, et ta pahatahtlike ajakirjanike küsimustele ei vasta. Laari Semu ja seltsikaaslane Lauri Vahtre võitis avaliku konkursi sellele hästi tasuvale ametile ilmselt seetõttu, et ta vastab ainult nende ajakirjanike küsimustele, kes küsivad ainult heatahtlikke küsimusi. Nagu teame, on pahatahtlik ajakirjandus varem korduvalt paljastanud Laari valetamisi Riigikogule, rahvale ja ajakirjandusele. Värske avalike suhete nõunik on avastanud, et selliseid piinlikke asju on kõige lihtsam vältida, kui ta suhtleb ainult oma ustavate seltsikaaslaste või võimueliidi kontrolli all olevate ajakirjanikega. Avalik konkurss, mis kuulutati Kaitseministeeriumi avalike suhete nõuniku ametikohale, on ilmselt hästi õnnestunud. Vaevalt, et Kaitseministeeriumil oleks olnud võimalik leida kedagi teist, kes nii hästi avalike suhete nõunikuks sobib kui Lauri Vahtre. Võime loota, et
tulevikus pahatahtlik ajakirjandus enam riigikaitseks vajalike tõe väänamistest ja relvatehingutest laekunud hüvitistest enam suud pruugi. Loodame, et Laari ning Kaitseministeeriumi uus avalike suhete nõunik suudab selgitada kogu maailmale, et kui kehtestame meie eeskujul kõikjal samasuguse heatahtlike ajakirjanike süsteemi, siis on võimalik lõpetada kõikide maailma kurjuse ja pahatahtlikkuse küüsis vaevlevate kannatused. Keskerakond on otsustanud parteile reklaami teha Savisaare mantlipärijast rääkimisega. Selle huvides on nad isegi üles seadnud partei esimehe valimisteks Keskerakonna kongressil Savisaarele vastaskandidaadi, kes pole muu kui Jüri Ratas. Ega keskerakondlased ja eriti Savisaare vene rahvuskaaslased ning arvatavasti isegi mitte Ratas ise seda janti tõsiselt ei võta. Savisaarel on kongressil olnud ju varemgi vastaskandidaate nagu Kallo, Kreitsberg, Raudvere ja teisi sellised, aga Savisaar oma rahvuskaaslaste vankumatu toetusega alati võitjaks jääb. Ega see nüüdki teisiti pole. Ega Savisaar, kes on kahtlemata Eesti kõige kohanemisvõimelisem käkikeeraja, pole põhjuseta tuntud kui tulevikumees. Iga päevaga saab üha enam ta esimese Laari valitsuse poolt Eestisse põlistatud rahvuskaaslasi Eesti Vabariigi kodanikuks. Iga päevaga kasvab Eestis Savisaare sõbra ja võitluskaaslase Putini püsti rikaste ärikate mõjuvõim. Iga päevaga jõuab Savisaar oma rahvuskaaslaste abiga võimule lähemale. Küllap haistavad nad Tallinna pirukat nosides nüüd ka juba riigipiruka lõhna. Eesti Käkikeerajate Liit on muidugi erapooletu ja soovib edu kõikidele oma tublidele liikmetele. Soovitame aga nendel Eesti soost käkikeerajatel, kes ei taha jääda väikesteks konnadeks suures ja laias Vene tiigis, hakata peatselt soetama sobivad äärberid kuskil Vahemere kallastel. Pole vaja eriti muretseda. Ka seal on edukatel käkikeerajatel hea elada. Vabadussõja võidusamba rajamist korraldanud ja samba eest senini hoolt kandnud Kaitseministeerium otsib monumendile aktiivselt uut lepingulist haldajat. Kaitseministeeriumi esindaja ei taha täpsustada, miks sambale uut haldajat üldsegi otsitakse, aga nagu teame, Kaitseministeeriumi tellimistöö võidusamba ehitamiseks eriti hästi ei õnnestunud. Võib arvata, et põhjus oli see, et leping sõlmiti seaduspäraselt. Seaduspärased lepingud on Kaitseministeeriumile teatavasti ebatavalised, harjumatud ja seega segadusi tekitavad. Eelmise aasta Kaitseministeeriumi siseaudit leidis, et meie riigikaitsjad rikuvad riigihangete seadust süstemaatiliselt. Rohkem kui 2/3 Kaitseväe riigihangetest oli sooritatud seaduse vastaselt. Võib arvata, et kui Kaitseministeeriumil nüüd õnnestub teha tavapärane, tähendab, et seadusvastane leping võidusamba haldamiseks, siis lõpeb lõpuks ometi kaua kestnud võidusambaga seotud jant ja tramburai. Siis on lootust, et vundament enam ei vaju, valgustus enam ei katke ja isegi klaasblokkide vahed enam ei leki. Pole ka põhjust karta, et kirjaliku lepingu sõlmimine seaduspäraselt välistab tavapäraste hüvitiste laekumist. Kui Kaitseministeerium suudab küllalt kuluka lepingu sõlmida, küllap siis laekuvad tänulikelt ärimeestelt ka küllaldaselt kopsakad hüvitised. Soovime edu meie tublidele riigikaitse käkikeerajatele tavapäraste, seadusvastaste, kasulike lepingute sõlmimisel.